Annabel. Ma olen Karina. Kertu. Clarita. Maria. Liisa. Margaret. Tere! Tere! Mina olen Mark. Mina olen Hugo. Ja meie siis tulime teid intervjueerima. Kõigepealt tahaks küsida, et mis võistlusteks te valmistate praegu? Me valmistume praegu siis Bulgaariasse minekuks. Me läheme sinna akadeemikapile ja tänase seisuga ka maailmakarika etapile. Mis see tähendab tänase seisuga? Sellepärast, et me saime täna teada, et me saame sinna ka minna. Palju õnne! Ja kes seal veel osalevad peale teie? Seal on 19 võistkonda. Ma oskan öelda, et seal peaks olema Venemaa, Soome, siis veel eestlasi. Ma arvan, Tšehhid, Hispaania ja võib-olla veel mõni, kes ei tule praegu meelde. Aga kas te peate ennast favoriitideks? Kuna see on meie esimene võistlus, siis kohe kindlasti mitte. Me lähme sinna rohkem kogemuse pärast ja üritame anda endast parima. Aga kuna te käisite viimati üldse välismaal võistlemas? Välismaal 2 aastat tagasi, 2019. Okei, nüüd päris ammu. Nii et pinge on suur. Aga kui pikalt te olete selleks võistluseks valmistunud? Seda kava me teeme veebruaris saadik umbes. Kes on selle kava autorid? Kava autorid on Irene Tarn ja Valeria Tšernomorova. Ja me täpselt ei oska öelda, millest see kava räägib, aga me teame, et see peab olema hästi dramaatiline, me peame tegema seda kava terve hingega ja me üritame seal nagu edastada sellist lugu, et me pürgime millegi poole, aga kogu aeg tuleb nagu midagi ette. Me nagu kunagi nagu ei jõua selleni, kuhu me üritame siis jõuda. Okei, no loodame, et võistlustel siis jõuate oma tulemusele. Kas teile endale meeldib näiteks see muusika, mis teil seal kaval on? Kas te saate ise valida selle muusika? Jaa, mul küll meile antakse mingi väike valik ja siis nende vahel me valime umbes 2-3 laulu muusikat. Aga ütleme, kui te tulete näiteks koolist koju või no ükskõik kus on ju, kas te näiteks kuulate ise vabal ajal sellist muusikat? Mina mitte, ma usun, et teised ka mitte. Kui meil on see kava nagu tegemine või ongi kavaks muusika valimine, siis me nagu ise kuulame ka lugusid muidu. Siis võetakse aluseks muusika ja siis selle peale ehitatakse mingi kava. Kui tihti juhtub seda, et teil ei ole soovi tulla trenni? Ikka juhtub. Ma arvan, et soovi kellel ei oleks nii, et sul on ikka vahepeal motivatsioonilangused ja see on nagu tavaline, aga sa ikkagist vead ennast siia kohale, sest sa tead, et sa ei ole ainuke, kes ei taha võib-olla sellel päeval siia tulla. Ja palju te teete nädalas siis trenni? 5 korda nädalas. Nädalavahetusel ei tee või? Pühapäeviti. Kui te tegelete iluvõimlemisega, mida te olete kõige rohkem saanud selle? See rühmatöö, et sa saad teha koos teistega seda. Teistega arvestamine. Kindlasti need võistluskogemused on tegelikult meie närvidega arenenud, nagu me julgeme rohkem esineda ka väljaspool võistlusi nagu kuskil mujal. Te olete seeniorid. Ja mis see tähendab? Kas see tähendab, et te saate veel mingi kindla aja nagu selle grupiga koos olla? Seeniorklass on siis kõige vanem vanuseklass võimlemises ja see on siis, ma ei teagi, mis vanuses sa oled. See on nii kaua, kui nii kaua, kuni sa suudad võimelda, on see põhiliselt jah. Ja vist siis kas 16. ja 15. eluaastast umbes olnud. Sünniaastast. 2005 praegu siis 2005 sünniaastast ja siis nii kaua, kuni jaksu on, nii kaua võid teha. Kui noorelt teie alustasite? 5 alustasin mina. 3 Tuleb välja, et rühmvõimlemine ja iluvõimlemine on erinevad asjad ja te olete siis rühmvõimlejad, jah? Ja mis see vahe siis on või milles see seisub? Iluvõimlejad siis teevad oma kava üksinda, individuaalselt ja me teeme rühmaga. Erinevus on veel reeglites ja kavapikkustes. No kuidas teie siis suhtlete iluvõimlejatesse, kas on mingit sellist rivaalitsemist ka või kuidas see? Meil on vist üksteise vastusega, rivaalitsemist ei ole. Aga mis on teil nagu selline, kas laagrid on teie lemmikosa kõigest sellest või võistlused või koos trennis olemine või nagu, mis on nagu see kõige parem osa kõigest sellest? Ma arvan, et koos olemine.
ja osaliselt ka see, et me saame reisida võistluste tõttu. Aga ühtsus on siis teie vahel suur, jah? Jah. Seda on. Ja kas ka teil on niimoodi, et teil ei ole ühte sellist rühmajuhti või nagu teie hulgas just, et teie treener on see? Meil otseselt ei ole, aga olen see, kelle poolde kõik pöörduvad, kui midagi vaja. Koolis selline õppimine ka kuidagi kannatab või kas te olete kuidagi eriliselt nagu oma koolis, et vähema koormusel? Ei, päris nii küll mitte, et vahepeal ongi vaja, kui on palju treene, siis on hea õppida natukene raskem, et siis sa peadki nagu kauem õhtul õppima ja ei ole aega võib-olla ja siis ongi just vähem aega ka teisteks tegemisteks. Aga kui palju nädalast tunde tegelikult nagu teete trenni? 13-14 umbes. Kui te saate vanemaks ja te peaks kunagi lapsed olema, kas te siis emad paneksid iluvõimlist või vabandust? Rühmvõimlist. Kui neil endil soovivad. Ma olen panema, aga kui nad ei taha, siis ma ei ole nagu vastu seda, et mitte ära tulla, aga nad ei hakka nagu suruma, et ikka seevad, mis nad saavad. Aga mis on selline asi, mingi asi rühmvõimleks olemisel, mida tavainimene kuigi teab? See läheb raskem välja kui see. Või läheb lihtsam välja kui see tegelikult. Et hästi palju ikkagi on tööd pandud sellest mingisse lühikesse kavasse. Et kõik nagu sammud oleksid korraga ja kõik oleks sünkroonis. Kava pajastamise ja ühtlustamisega läheb hästi kaua aega. Aga äkki räägitegi siis, kuidas nagu selle kava ehitamisprotsess on nagu täpsemalt, et alguses valite muusika ja siis hakkategi nagu mõtlema, et milline see kava olema saab. Kas te kõik saate mõjutada seda kava välja kujunemisel, et neid liigutusi? Selle alustamine saime, sest kuna meie enda treenerid tegid, siis meil oli ka sõnaimus. Ja siis sa nagu alustabki ühest liigutusest, vaatad, mis järgmine on. Panedki võib-olla muusika käima, üritad improviseerida, mis meeldib, selle jätad meelde, paned kokku. Tavaliselt me mõtleme enne välja, mis tasakaalud meil nagu hästi välja tulevad või mida me tahame teha, siis põhielemendid ongi tasakaalud, hüpped, kehatööd ja siis sa paned õigesse muusika hetke selle, nagu mis sinu arvates nagu kõige paremini just selle muusika hetkega nagu sobib. Kas teil on mingi trump ka? Näiteks mingi poos või mingi, ma ei tea. Meil on hea tuge. Vinge. Et siis kui teised nagu aitavad need tõsta? Ei, nagu siis kui me ise sealt saanud. Kõik oskate hästi õpetada? Meil on hea tõrjad väiksest peale lõputud. Aga kas te näiteks kaugushüpet oskate? No, mingil määral ei. See otseselt tegele kehalise kasvatuse. Võimlemine on sellest suhteliselt hea. See on hea alus. Kas keegi teist tahab saada treeneriks? Aindale? Ei, ma olen poole kohaga. Võib-olla tahaks lihtsalt proovida seda ametada. Just siis nagu võimlemistreeneriks? Mis on selle töö juures nagu see võluvus? Mulle meeldiks neid kavasid teha. Mul on kogu aeg nagu meeldinud vaadata nagu erinevaid ja siis nagu sa ise selle kokku panna, sa saad ise oma lugu jutustada läbi ilma sõnadeta, see on nagu peaaegu nagu tantsimine, aga lihtsalt see on minu arust veel ilusam ja kui seda teevad nagu nii paljud koos ja kui nad on nagu, siis see näeb nii ilus välja, kui sa lihtsalt vaatad ja sa näed, kuidas nad nagu jutustavad lugu läbi selle muusika, läbi kehatöö, läbi hüpete, läbi ilusate kostüümide, see näeb hea välja lihtsalt. Aga te ütlesite, et selle käesoleva kava sellist lugu nagu eriti hästi ei tea. Kui tähtis see lugu näiteks, kas need, kui te olete võistlusel ja žürii üritab, vaatab teid, kas siis nemad ka kuidagi hindavad seda lugu ja sellist mõtet sealt taga? Mitte väga. Pigem selle emotsioonid, lihtsam teha. Kas kohtunikud hindavad teie naeratust ka? Emotsioon ja väljendus on nagu tahtus. On teil endal midagi, millest te tahaksite rääkida? Küsimusi, mida meie tahaksime küsida. Võistlustest rääkida.
võistlus nagu välja näeb nagu hindamine? Nagu näiteks meie teeme lisaks võistlusspordile ka vahepeal käime esinemas, teeme koos juunioritega siukseid suuremaid kavu, mis hõlmavad vahendeid ja mis on palju pikemad kui tavaline, kui tavaline on 2,5 kuni 2,45, siis me tegime 6-minutilist, 4-minutilist ja käisime 2019. aastal Kanadas esinemas sellega koos juunioritega. Ja see oli nagu üks enneolemutuid kogemusi, mida sa nagu kunagi ei oska arvata, et midagi sellist võib tulla. Lihtsalt öeldi meile, et olete kutsutud 8 nädalaks Kanadasse esinema. Me maksame kõik kinni, teie ainult tulge kohale ja esinege. See oli kohutavalt vägev. Kui väsitav see on siis 6 minutit teha rühmleenumist? Lõpuks võtab ikka läbi. Ja need esinemise kavad on natukene lihtsamad ka kui võistluskavad tavaliselt. Okay. Seal rohkem ikkagi teeme vahendiga, et me ei ole nagu seda... Sa ei pea nagu ise füüsiliselt. Ja seal on sellele loole hästi nagu palju suurem. Ja seal ongi nagu põhiliselt, et sa seal peadki jutustama. Rohkem sellist show'd? Jaa, täpselt. Versus võistlusel, kus on nagu sellist teenitud sinna. Aga kui te nüüd siis võistlustelt tagasi tulete, mis saab edasi? Meil on suvel on meil 2 laagrit ja siis vahepeal on meil puhkus, aga muidu me ikkagi treenime suvel edasi. Aitäh, palju edu võistluseks! Ühesõnaga, meie kui enda arust heas vormis poisid, pigem heas, võib-olla oleks lahe proovida, kas me saame hakkama millegagi. Lõpetage meile midagi. Tasega, et sa saad lihtsalt niimoodi seista siis. Kas see on pooltid nimi ka või? See on passeed. Aga jah, vastu põidu varvast. Proovid sirutada varvast ja just nii väga ilusi. Ja siis kui tahad raskemaks teha, siis seisad päkal või teisal. Teed kurlaani või... Parem, sa võid